Täna me räägime sellest, kuidas näeb välja toitumine Nutritional Balancing programmi raames. Toitumine on kogu Nutritional Balancingi alustala ning just terviktoidu söömine. Teadlased avastavad pidevalt uusi asju terviktoidust, mille olemasolust me varem ei olnud teadlikudki. Ja kõiki neid aineid, mida nad avastavad, on meie kehal vaja ja kindlasti neid aineid avastatakse tulevikus veel ja veel ja veel. Ning seetõttu on äärmiselt oluline, et me sööksime just terviktoitu, mitte seda, mis on töödeldud, kust on igasuguseid asju välja võetud, võib-olla midagi ka selle asendamiseks juurde pandud. Aga loodus teab ju täpselt, mis on vaja ühe taime või looma kasvamiseks ja paneb need ained sinna sisse ning meie peame need omakorda iseenda sisse sööma. Üldjoontes me toitumisvajadused jagame jõukse analüüsi põhjal 2. Meil on kiired oksüdeerijad ja aeglased oksüdeerijad. Et oksüdatsioon ei ole nüüd päris seesama asi, mis ainevahetus, räägitakse kiiresti aeglasest ainevahetusest, aga seda päris teha ei saa. Et kiired oksüdeerijad on nüüd need, kes põletavad oma toidu hästi ruttu energiaks ja aeglased oksüdeerijad on need, kellel läheb rohkem aega ja mõnel ikka kohe päris palju aega, et sealt energia kätte saada. Ning arvestades siis seda oksüdatsiooni eripära on meil ka erinevad soovitused nendele, et kumbki grupp saaks oma energia sealt, mida ta kõige tõhusamalt energiaks lõhustab, mis tal kõige paremini energiataset üleval hoiab. Kiire oksüdatsiooniga inimesed seetõttu siis vajavad hästi palju rasva. Sellepärast, et rasv on kõige energiatihedam toit üleüldse ja kui sa kiirele oksüdeerijale annad midagi, annad süsivesikuid, mille ta üliruttu ära seedib, siis ta on kogu aeg näljas. Ja kui ta on kogu aeg näljas, siis ta on kogu aeg närviline. Nii et selleks, et kiire oksüdeerija tunneks ennast hästi, siis vajab tema oma toidulaual väga palju rasva. Talle võib-olla tõesti sobib selline ketodieet või mõnevõrra väiksema rasvasisaldusega, aga ikkagi väga rasvarikas toitumine. Kiired oksüdeerijad on enamasti lapsed, kuskil sinna vanuseni 8-10, mõnikord ka kuni puberteedieani välja. Aga samas on ka üksjagu mehi, umbes 3% meestest. Naiste hulgas on kiiret oksüdatsiooni teatavatel põhjustel üsna vähe ja selleks põhjuseks on östrogeen, mis tõmbab oluliselt oksüdatsiooni kiirust alla. Nüüd need aeglased oksüdeerijad, nendele paraku see tänapäeval niivõrd populaarne suure rasvasisaldusega dieet tegelikult üldse ei sobi, sest nemad on pidevalt näljas, kui nad söövad suures koguses rasva, sellepärast nad ei saa sealt hästi energiat kätte. Ja seetõttu on ka ketodieedi jälgijatel sageli see, et tahaks midagi juurde närida ja lõpuks nad ei jõua enam seda dieeti pidada, sellepärast, et nad ei saa sealt oma energiat kätte. Ja seetõttu aeglased oksüdeerijad, kes moodustavad lõviosa täiskasvanutest ja mõned üksikud lapsed, peaksid sööma rohkem süsivesikuid. Aga nüüd süsivesikul ja süsivesikul on muidugi vahe. Et need süsivesikud, mida meie soovitame, oleksid siis eelkõige juurviljad, et taime juure osa on kõige toitaine tihedam, kõige maandavam ning sinna juurde ka veel teravili, sest teravili on ka hea süsivesiku allikas, välja arvatud nisu ja spelta, mis on tänaseks päevaks niivõrd hybridiseeritud, niivõrd muundatud, et meie seedimine ei tunne seda enam ära. Aga need ülejäänud teraviljad vastavalt sobivusele võiksid täiskasvanu toidulaual kindlasti olemas olla. Nüüd ongi nii, et kui me pakume inimesel seda toitu, millest ta saab kõige paremini energia kätte, mis hoiab tema veresuhkrut kõige stabiilsemana, see võimaldab ka tal kõige rohkem energiat toota, ennast kõige paremini tervendada, kõige paremini elujõus püsida. Lisaks sellele me vaatame ka inimese individuaalsete sümptomite põhjal üle, kas on mingisugused toidud, mida ta peaks ajutiselt vältima senikuva, kuni tema seedetrakt terveneb ja ta suudab hakata jälle sööma neid toite, mis tal on kunagi allergiaid põhjustanud. Nii et äärmiselt oluline on see, et sa sööksid vastavalt oma oksüdatsioonitüübile ning seda tehes sa kindlasti tunned oma energiatasemes suurt muutust.